Tere! Ähm, Võib-olla te teate, et täna oli hommikul pressikonverents, kus Eesti Kunstnike Liit ja politsei andsid ülevaate, et kuidas pättidel õnnestus välja petta 700 000 eurot liidu pangakontodelt. Ja ma vaatasin seda pressikonverentsi ja kahjuks see tehniline osa, et kuidas see pettus täpselt toimis, oli selgitatud üsna lakooniliselt. Mul tekkis tunne, et äkki ma peaksin võtma nüüd kiirelt tegema video, kus ma räägin selle teema rohkem lahti. Siinkohal ütlen ära, ma ei ole kuidagi politseiga seotud, mul puudub igasugune siseinfo. Ma tean seda, mis on meediast läbi käinud, aga ma olen tegelenud 10 aastat igasuguste pettuste ja internetiturvalisuse teemadega. Ja ütleme nii, et mulle on pilt üsna selge. Mingid detailid võib-olla on küsimärgiga, aga ma kahtlustan, et neid detaile ei pruugi ka politsei veel teada. Miks ma selle video teen ja miks ma siin nii kiiresti teen, et tavaliselt ma näen palju rohkem vaeva video siin tehnilise poole ja kõigega, on see, et ma kujutan ette, et täna on see päev, kus paljud inimesed tunnevad, ettevõtjad, raamatupidajad, keskmisest suuremat huvi selle vastu, et oota, kuidas see juhtuda sai. Ja võib-olla täna on motivatsioon leida see pool tunnikest ja ennast harida. Ma väga loodan. Aga kui ma seda lugu kuulasin, siis tegelikult esimese asjana mulle meenus, see oli vist 2. või 3. jaanuar, mis iganes see esimene tööpäev oli. Kell oli 9 hommikul, ma magasin ja mulle tuli kõne. Vaatame, kas saan klikkeriga tööle. Tuli kõne, ilus Eesti ilma 0 aktsendiga meesterahva hääl, et teile tuleb kohe tunni aja pärast pakk, Kullar toob, kas olete kodus. Meie pere pakimajandus on üsna aktiivne. Tundus jumala loogiline, ütlesin ja, et tunni aja pärast sobib väga hästi, mõtlesin ise, et jõuan juuksed ära kammida ja pidžaama ära vahetada. Ja siis hakkab mees edasi rääkima, et aga meil on nüüd uus süsteem, et neid pettuseid on nii palju, et me nüüd saadame koodi, mille peate kullerile näitama. Ja see tundub mulle ka veel jumala loogiline, ütlen, et et muidugi, et ma olengi mõelnud, et kuidas ma kõik pakid kätte saan, et Eestis ausad inimesed lihtsalt. Ja näiteks New Yorgis, kui ma Woltis või mis iganes seal Uber oli vist, tellisin toitu, siis oli ka alati, sa pidid koodi näitama kullerile ette, et sa oled õige inimene, sest sealt paljud võtavad neid tellimusi vahelt. Jälle jutt jumala loogiline ja mees räägib ka. Ja siis ütleb, aga te peate kinnitama. Ja mulle tuleb Smart ID teavitus. Selline Smart ID teavitus oli, see ei ole tolle ajas kuvatõmmis, et ma tegin nii-öelda, taastasin olukorda. Aga täiesti Omniva e-teeninduses tuleb mulle PIN 1 küsimine koodiga. Aga selleks momendiks ma ärkasin kohe ülesse. Siis ma sain aru, et ma olen umbes 2-3 minutit pettoriga suhelnud ja et ma ei saanud sellest isegi enne aru. Sest mitte üheski dimensioonis, kus mina elan, ei ole ma nõus sellisel juhul oma PIN 1 panema. Kuigi ma teadsin, et see ei ole ka selle pettuse põhiosa, vaid see on ainult soojendus. Aga kahjuks ma üritasin tüüpi panna, et helista mulle tagasi, et siis ma ei oleks jõudnud omal selle kella käe peale panna, et mikrofoni ka tööle saaks, aga ta millegipärast ei tahtnud mulle tagasi helistada. Sai vist aru, et mul häirekellad tööle läksid. Aga see tüüp oli piisavalt veenev, tal oli autoriteetne selline madalam hääl. Minu unesegaste nagu mõttekäikudega läks ta sujuvalt kaasa. Ja ma mäletan, et ma juba tol hetkel mõtlesin, et oi kurat, et kui meil on nüüd sellisel tasemel telefonipetturid, siis jamad hakkavad juhtuma. Jah, mina lõpetasin seal kohas selle pettuse ära või ütleme suhtluse ära, aga kahjuks seda ei teinud Eesti Kunstnike Liidu raamatupidaja. Ja kus need kelmid neid andmeid saavad? Et siin tuleb ka mõista, et ega nad ei küsi mul isikukoodi, midagi kõik tundus jumala loogiline, kui Omniva ei peaks üldse mu isikukoodi teadma üldse, et neil ei peaks seda infot olema. Aga võib-olla te mäletate, et mingi aeg tagasi läks näiteks Apothekast 700 kliendi andmed lendu. Ja ma ei tea, kas mul nüüd õnnestub, mul on see nii eksprompt asi, et ma pole isegi täna... Näete, iga teise eestlase isikukood, ostuinfo ja kontaktandmed lekkisid apteegi ja
haiglakaupadega tegeleva Allium-UPI süsteemist. Et mida see tähendab? See tähendab seda, et ja see ei ole ainuke andmebaas, see on lihtsalt suurim, see on meediast läbi käinud. Aga põhimõtteliselt see tähendab ikkagi seda, et meie andmed lekivad ja pättidel on tumeveebis meie isikukoodid, meie kontaktandmed ja see võimaldabki neid pettuseid väga-väga sujuvalt teha. Et selle pettuse idee ongi, et ta on väga mitmes osas käiv ja mida ma ise ju veel kuulsin, oligi see, et nad räägivad, et meil on uus süsteem, et kaitsta inimesi petturite eest. See on väga levinud nõks, et nii-öelda niikuinii meil kõigil on kuklas on ju see, et pettused, pettused, pettused. Aga siis, kui keegi ütleb, et oi, aga meil on uus süsteem, et kaitsta sind petturite eest, siis see võtab nagu seda pinget maha. Ja tegelikult ma ütlen, see PIN-kood siin, mis mul küsiti, see on ohutu. Noh, enam-vähem nad oleks näinud, mida ma olen Omniva iseteeninduses paar pakki saatnud võib-olla minevikus. Aga kuna mul hetkel ei ole aktiivsed lepingud, nad ei oleks seal mitte midagi teha saanud. Tuulata veidikene. Näiteks mõnikord nad tahavad Eesti e-lehele, et sa PIN-koodi paned. Muidugi andmeid saab alati kaevandada. Aga kogu selle esimese telefonikõne mõte on olla see ussikene. Et nagu kalamees läheb, tänapäeval vist ussi ei panta, me oleme humaansemad, et paneme mingid plastikust asjad, aga iganes, see on seal õngekonksu otsas see sädelev asi, millega katsetada, et kas kala näkkab. Ja kui kala näkkab, siis tuleb teine kõne. Kui ma oleksin selle PIN-koodi pannud sinna ja nagu see Kunstnike Liidu raamatupidaja pani selle PIN-koodi, siis ta oleks kõne ära pannud, mõelnud, et okei, veider uus süsteem, kas ma ikka pidin seda PIN-koodi panema, mitte. Ehk siis väikene selline ärritus on sees, segane olukord, aga no ei saa aru ka, kus pettus on. Ja siis tuleb järgmine kõne. Tere, helistan Eesti Pangast. Noh, see Eesti Panga ma tõin näiteks praegu seda, et hommikusel pressikonverentsil öeldi, et teine kõne tuli Eesti Pangast, aga see võib igasugune, see politseist, tavapangast, mis iganes olla. Kas keegi hiljuti palus teil telefoni teel sisestada PIN-koode? Ja see on see hetk, kus inimese adrenaliin läheb üles ja mõtlemisvõime kaob. Selleks, et kui me oleme väga ehmunud, meil oleme väga erutunud, siis meie mõtlemisvõime ei toimi väga hästi. Ja siis ma ütlen, ma teadsin, seal oli mingi jama oli, aga mis jama seal oli, ikka ei saa aru, on ju. Ja siis ütlebki, et et tundub, et teil on mingid küberpetturid ja võib-olla palutakse juba ka midagi teha, uuesti mingid PIN-koodid panna, aga võib-olla öeldakse ka, et kuulge, me anname selle asja edasi politseile, et nad võtavad teiega varsti ühendust. Ehk siis nii-öelda küpsetatakse, see on see konna keetmine, et vaikselt, mitte korraga, et ütle mulle kohe kõik oma pangakontod. Nüüd on inimene ärevuses, mul on pangakontod, issand jumal, mul on tööpangakontod, isiklikud pangakontod. Mida ma teen ja enne kui ta suudab midagi ratsionaalselt välja mõelda, siis tuleb kõne, et tere, et politsei, et te andsite oma PIN-koodid rahvusvahelisele kurjategijate jõugule. Aga ärge muretsege, meil on asjad kontrolli all ja te saate meid praegu aidata. Me saame need pätid kinni püüda ja sul on kergendustunne. Okei. Võib-olla ma väljun siit sellest jamast hoopis kangelasena. Ma aitan Eesti politseid. Ja sealt edasi, ega ma täpselt ei tea, ma pean ütlema, et ma olen küll testinud igasuguseid investeerimispettuseid ja olen siin petturitega õhtusöögi kõrvale tunde juttu ajanud, et kui kokk on köögis või koristan, et siis on hea, et kui petukõne tuleb, siis jaurad vastu nii kaua, et hoiad toru peal. Aga ma ei julge mitte kunagi katsetada neid PIN-koodi pettuseid, et ma annan neile PIN-koodi. See on minu jaoks, minu taluvus lävest üle. Et seal on riskid liiga suured, et ma võin võtta kõne vastu ja jaurata ja ma võin teha oma varikontodega investeerimissaidile kontosi, aga ma ei anna PIN-koode. Seega ma ei ole kunagi läbi mänginud seda, aga ma olen kuulnud piisavalt palju lugusi, et ma tean, et inimene mässitakse nii-öelda seiklusfilmi sisse. Salajased politsei operatsioonid, korrumpeerunud pangatöötajad, kõike tuleb teha ülisalaja, kõik on nagu spioonimäng, on ju. Ja meis kõigis on natuke seda fantaasiat ja unistust, et elu võiks olla nagu seiklusfilmis, on ju. Ja inimesed lähevad kaasa.
sest selleks hetkeks on nad juba käinud nii-öelda Ameerika raudteel oma emotsioonidega ära ja, ja sealt on nagu, sa lähed autopiloodile, nii palju kui ma olen aru saanud, et sa lasedki ja see politsei ja ma ütlen, see tüüp, miks ma juba arvasin jaanuaris, et selle noh, ma eeldan, et selle tüübi taolised inimesed selle pettuse tegid, sest see hääl oli rahulik, see oli autoriteetne, see oli julgustav. See oli täpselt selline hääl, mis ei tohiks ühelgi petturil sellist häält olla. Ja põhimõtteliselt inimene pannaksegi siis sinna seiklusfilmi. Suure tõenäosusega üks esimesi asju, mida üritatakse inimesele sokutada, on mingi selline programm, näiteks Anydesk oli vist selles case'is, nii palju kui ma hommikusest pressiteatest on, aga see võib ka Ultraviewer olla, TeamViewer, on palju programme internetis, mille funktsioon on see, et kui sina installid selle programmi oma arvutisse ja annad nii-öelda koodi kellegile, siis see teine inimene saab sinu arvutit kasutada. Sellel programmil on väga palju kasulikke kasutusvõimalusi. Näiteks ma olen ise olnud ühes firmas kunagi aidanud ka IT-tuge ja ma olin ise, firma oli Tallinnas, mina olin Tartus. See oli väga mugav, et oligi see Anydesk sees ja kui keegi mingi jama oli, siis läksin sinna arvutisse, vaatasin, mis on, juhendasin ja ei pidanud kuulama, et ütleme, inimesed ei oska väga hästi raporteerida, mis neil desktopil toimub. Et see on väga IT-supporti mõistes väga kasulik programm, aga ta on ka väga kasulik programm küberpättide jaoks, sest kui sa selle programmi annad, siis sa lased võõral inimesel enda arvutisse toimetama, mida iganes, sinu faile vaadata, sinu kirju vaadata, kui sa oled sisse loginud eri lehtedele ja ka pangakontole, kui sa juba sisse logid, saab ta hakata seal toiminguid tegema. Nii et sina ei tea. Et ja, kui sa oled arvuti taga ja arvuti on sisse lülitatud, siis sa üldiselt näed, et midagi toimub ekraanil. Aga jah, et mitte kunagi, mitte mingil juhul võõral inimesel telefoni peale käsklusega sellist programmi alla ei tohi laadida. Veel üks asi, mis ma sain, tähendab, selles ma ei saanudki hommikusest pressikalt aru ja kahjuks ajakirjanikud ei küsinud ka. Aga mida ma ise eeldan, on see, et kuna sellele naisele tehti, raamatupidajale tehti nii-öelda täiendav Smart ID konto ehk pätt tegi oma nutitelefoni selle inimese Smart ID konto. See ei ole nüüd kõige lihtsam, sa pead inimese piisavalt ära tinnistama, et ta su ID-kaardiga kõik ära autendiks, kuna see Smart ID on. Aga kui sa oled inimese suutnud ära veenda, et ta osaleb salaoperatsioonis, siis pole enam nii keeruline. Ta ei pruugi üldse öelda, et sa Smart ID-d teed, et sa võid öelda, et sa hoopis logid sisse, teed midagi muud, on ju. Inimeste teadmised kahjuks digiteemadel on nõrgad. Ja siis, kui pätid teevad endale juba Smart ID konto sinu nimele, siis on jamad väga suured. Siis näiteks muidu ma käin ringi koolitustel, räägin alati, et pange oma kontole väikesed limiidid, et noh, näiteks kui mul krediitkaardi number läheb kogemata ostan valest e-poest, siis mul ei saa väga üle 200 euri päevas kahju teha, kuna limiit on väike, on ju, et noh, kooliraha läheb siis. Aga kui pätil oleks minu Smart ID tehtud enda nutiseadmesse, siis sellisel juhul ta muudab need limiidid ära, need limiidid mind enam ei kaitseks. Ehk siis jah, et selline ja no ma ütlen kogu see lugu, et kindlasti oli seal palju draamat ja kõike. Ja eriti kurb oli kuulata, et ka raamatupidaja ise sai mitukümmend tuhat kahju, on ju, et see ei olnud ainult firmal. Aga ma korraks kontrollin, kas meil kliendi täna on tõesti kaoses päev. Aga umbes nii see läks. Ehk siis esimene kõne oli õngitsus, teine kõne oli veel täiendav soojendus ja kolmas kõne, see politsei oli see, kus pettus tegelikult käima läks. Siin on ka oluline, et politsei ei küsi sellise PIN-koode, politsei ei palu sul varjata, et sa oled salaoperatsioonis ja ei tohi rääkida oma tööandjale või lähedastele. Need kõik on sellised asjad, mida nad ei tee. Aga inimesed millegipärast usuvad. Ja nii me jõudsimegi siia punkti, et see 700 000 eurot on läinud. Üks oluline küsimus veel, mida ma väga teada tahaks. Aga seda ei tea ka politsei, seda ei tea kunstnike liit ja seda teab ainult see pätt ise praegusel hetkel. Et kas see oli nüüd õngitsemise tulemusena saadud tulu või oli see nii-öelda harpuunimise eesmärgiga? Ma selgitan vahet. Õngitsemine on see, et sa helistadki, võtad suvaliselt nimekirja, hakkad läbi helistama, vaatama, et kes õngekonksu läheb.
taaskord, kui me võtame see kalamehe allegoor, siis kui ta viskab õnge vette, ta ei sihi kindlat kala, ta vaatab, mis sinna õnge otsa täna jääb, kellele see ussike meeldib. Ja õngitsemise puhul üldiselt on ennast kaitsta lihtsam. See on must huumor, aga kui kaks meest džunglis kohtavad 4 tiigrit, siis sa ei pea jooksma kiiremini kui tiiger, et ellu jääda. Sa pead jooksma kiiremini kui see teine mees. Kahjuks selle õngitsemise puhul kehtib sama. Sa ei pea olema kõige turvalisem siin internetis. Piisab, kui sa oled keskmisest ikkagi pädevam ja turvalisem. Et õngitsemise eest võib olla siiski kaitsta ennast teatud määral. On alati unine pea, õige teema, mis iganes. Me kõik oleme haavatavad, aga õngitsemise eest on siiski võimalik ennast kaitsta rohkem. Harpuunimine on see, kui võetakse kindel isik sihikule. Ja sellisel juhul on sellest palju keerulisem pääseda, kuna siis nad kõigepealt kaardistavad su tausta, kogu eluloo ära, mis internetist leitav on ja hämmastavalt palju on internetist leitav. Ja tehakse esiteks väga sulle nii-öelda rätsepatööna pettused ja lisaks siis anyway, et ma ise kahtlustan pigem, et see oli õngitsemine, sest kui ma läheks kedagi harpuunima, siis võib-olla Omniva pakiteatis ei oleks mu esmane mõte, sest see on tegelikult väga-väga läbi käidud ja seda ma olen nii palju oma koolitustel aastaid rääkinud, et see pigem harpuunimine, aga milles on probleem, on see, et ka Eesti meedia on täna täis seda uudist. Ma arvan, et paljud ettevõttejuhid täna panevad oma pangakontodele erinevaid limiite, isegi eraisikud vaatavad kriitilise pilguga praegu oma kontode asju üle, on ju. Ja see tähendab seda, et ka kurjategijad, ka nende kanalites liigub see info, et vaadake, milline saak, vähem kui 6 aja töö põhimõtteliselt. Ja see inspireerib ja kui meil on nii head ja veenvad eestlasest eesti keelt rääkivad kurjategijad, ma eeldan, et nad on eestlased, kuna ma ei usu, et välismaalane õpib nüüd eesti keele selgeks selleks, et küberpetturiks saada, aga never know. Et sellisel juhul see case andis neile nii-öelda motivatsiooni ja ma vaatasin, et Eesti Kunstnike Liit on praegu kodulehel Raamatupidaja andmed ära kogu ja üldse sellega seotud uudised. Ma ei hakka siia panema ka, et kes ei oska, see ei näe enam ja kahjuks internet ei unusta, et see, kes oskab, leiab selle info ikka ülesse. Aga point on selles, et tegelikult jah, me tahaks olla nii-öelda, kes meie töötajad on, vaadake, meil on sünnipäev, kellelgi sai 30 aastat tähtpäeva, mis iganes on ju täis. See kõik on väga nunnu ja see kõik on väga inimlik, et me tahame seda nagu kajastada. Aga me elame ajal, kus kahjuks me ei saa interneti panna selliseid infokilde. Sest praegusel hetkel ma olen 100% kindel, et kuskil on pätid, kes kaardistavad Eesti organisatsioonide. Kusjuures nüüd on ka väga atraktiivseks läksid mittetulundusühingud. Raamatupidajate kontakte, mis võimalik on, tegevjuhtide kontakte, kellel ka panga ligipääs on. Ja need inimesed hakkavad saama lähipäevil, lähikuudel väga palju veidraid õngitsuskirju siin ja seal. Sest selline saak inspireerib. See on sama loogika, et kui näiteks keegi võidab Eesti lotoga, ma ei tea, 700 000, kui see uudis on, siis tegelikult sel päeval lotomüük kasvab, kuna kõik mõtlevad, aga äkki õnnestub, on ju. Sama nüüd on küberpättidel. Selline summa on piisavalt atraktiivne, et nüüd tekib tunne, aga ma tahan ka midagi sellist. Ehk siis ettevaatus on väga-väga-väga oluline. Ja muidugi nüüd näiteks Eesti Kunstnike Liidul, mis oli ka pressikal mul jäi silma, on see, et kui politsei, Pikar oli, et rääkis seda, et nüüd tuleb järgmine pettus, et ma aitan teil varastatud raha tagasi saada, siis see tuli ka sellele liidu juhile ootamatult. Aga see on ka tegelikult väga-väga levinud muster ja see ei ole uus uudis, see on jälle 10 aastat, mis iganes. Et peale sellist pettus, kui kellegilt on raha välja petetud, siis võetakse selle inimesega tavaliselt uuesti ühendust. Öeldakse, et või see inimene läheb ise interneti otsima, et kuidas petetud raha tagasi saada ja seal on veebilehti, foorumeid, Telegrami gruppe, kõike, mida see iganes on.
ja kus väidetakse, et oi, mult panid pätid pihta 100 000, aga näed, see firma, see inimene, see asi aitas mul selle tagasi saada. Või võib nüüd, kus meediast on läbi käinud, võib ka see, et neid pakkumisi tulla meilile, aga see on lihtsalt järjekordne pettus. Et need inimesed võivad olla täitsa samad inimesed, kes see raha pihta panid ja nad tahavad näha, kas neil õnnestuks veel kätte saada. Et noh, et raha tagasi jagas, te peate maksma, ma ei tea, alguses natuke ja siis järjest suuremad summad ja tehakse uus põnevuslugu sinna taha. Ehk siis see skeem, ma loodan, noh, et nüüd Kunstnike Liit teab ja selle skeemi otsa ei lähe, aga see on ka oluline teada, et iga firma ju ei lähe meediasse ja noh, ei saa politseilt võib-olla nii palju isiklikku konsultatsiooni kui Eesti kunstnikke esindav. Enne kui ma nüüd edasi lähen veidike selle üle juurde, et kuidas ennast kaitsta, on mul teile palve. Kui sa oled siiani ära vaadanud, siis palun pane sellele videole like. Mitte sellepärast, et mu ego boost ida. Noh, see on ka alati tore, aga see ei ole nüüd nii kriitiline. Kui on see esimese 7 päeva jooksul, võite haipida ka, kui teil haibipunkte on, ma olen väga tänulik. Ja jagage seda kellegiga oma tutvusringkonnas. Ükskõik, kas ta on tegevjuht, raamatupidamine, MTÜ-ga seotud või kui teil selliseid inimesi ei ole, siis jagage ükskõik mõne inimesega, kellel on pangakontol rohkem kui 100 eurot. Sest see pettus võib olla igal tasemel. See võib olla indiviidi tasemel, ettevõtte tasemel, väga suurel mingi katusorganisatsiooni tasemel. Sest kahjuks need videod, et selles suhtes võib ju küsida, et kas see raamatupidaja oli rumal, kuidas ta selle õnge läks, sellest on nii palju räägitud. Ma olen neid kommentaare kõiki juba internetis näinud. Aga asi on selles, et enamik inimesi ei tunne niivõrd huvi nende pettuste vastu, nad arvavad, ah, ma juba tean. Ja teiseks on see, et kui sa ei tunne nii palju huvi, et likeida või kommenteerida või jagada, siis järgmine kord sulle näiteks Facebook või YouTube ei näitagi enam sellist sisu. Ja see ongi see häda, et need, kellel huvi on minusugused, mul on terve YouTube'i sein täis erinevad uusimad pettused. Ma võin 24 tundi non-stop vaadata pettustega seotud videosi, sest ma reageerin, ma vaatan neid lõpuni ja nii edasi. Aga need inimesed, kes arvavad, et ei ole nii huvitav, siis kahjuks nemad ei näegi enam. Ja nende jaoks tulebki üllatusena ükskõik kas Tervisekassa kõne või Omniva kõne või mis iganes. Aga okei, nüüd sai juba seda promojuttu piisavalt palju. Räägime siis, kuidas kaitsta. Okei. Põhimõtteliselt esimene, kõige lihtsam kaitse on kontole limiidid. Kaardile limiidid, konto ülekande limiidid, kõik. Nagu ma ütlen, see ei aita siis, kui pätt meelitab välja Smart ID tunnused, aga siis on juba sul probleemid suured, kui sul oled valmis nii palju pätti aitama. Aga enamike väikeste pettuste ja õngitsemiste puhul on see suureks abiks. Et kui sina pead vaeva nägema 300 eurose ekraani ostmisega poes, kuna sul limiit ei luba, siis on ka pätil väga raske midagi suurt teha. Et just see on selline basic asi ja lisaks mitu kontot mitmes pangas, aga noh, taaskord selle puhul oli ka Swedis oli, Seebis oli, aga see ei aidanud. Teine asi, pane pangarakendusest teavitused peale. Mulle ei meeldi üldse mobiiliteavitused, ausalt ei meeldi. Ma olen enamik maha killinud, mul on kõik Messengerid ära killitud ja Facebookid ära killitud ja Outlook ja Gmail veel on, aga kui kauaks. Aga pangarakendusest on mul nii nutikellale kui telefonile. Sest see on see, et see on mu esimene reageering, et kui pangas toimub midagi, mida mina ei tea, siis ma tahan seda kohe teada. Ma ei taha seda teada homme, ma ei taha seda teada nädala pärast, ma tahan seda teada kohe. Kui sul on ettevõtte organisatsioon, MTÜ, kui sul on seal rohkem kui paar tonni või mis iganes, mida sa mis iganes sinu jaoks on see kriitiline limiit, võib-olla mõne jaoks on 100 euri, mõne jaoks on 100 000, mis veel kannataks pättidele koolirahaks maksta. Aga kõik, mis sellest limiidist üle on, peab olema 2 allkirjaga. Ehk siis raamatupidaja, finantsjuht, raamatupidaja, tegevjuht, mis iganes. Et vältida ära seda, et üks inimene saaks nii palju jamada teha. Kui sa kahtled või sulle tundub midagi salajast, siis palun küsi nõu lähedastelt, tööandjalt, kolleegidelt. See jutt, et sa oled kuskil politsei salaoperatsioonis, isegi kui oled, siis küsi ikka nõu. Sorry, Eesti politsei, aga kuna politsei on korduvalt öelnud, et nemad kunagi kedagi ei kutsu, siis ma arvan, et neid see ei häire, et ma sellist ütlen, et palun rääkige selles suhtes, et see saladuse tekitamine on
esimene võimalus sind eemaldada nii-öelda tugistruktuurist. Ei jaga PIN-koode. Nagu ma ütlen, ma teen igasuguseid katseid, ma jaltan tihti hallil alal, mulle meeldib küberkurjategijaid irriteerida, kui aega on. Aga ma ei pane PIN-koode sisse isegi siis, kui ma olen 99,9% veendunud, et selle kanali või kus nad iganes kutsuvad, oleks see turvaline. PIN-kood on väga isiklik asi, et neid ma ei pane. Veel üks asi, ära kunagi mine läbi e-kirja või SMS-i nii-öelda pangalehele või ka ega muudele. Kui ma tahan minna LHV panka, siis ma kirjutan ilusasti, avasin ise veebilehitse ja kirjutan sinna üles LHV. Kui ma tahan Swedbanka minna, kirjutan üles SEB. Kui ma tahan Swedi minna, siis ma kirjutan Swedbank.ee. Kui ma tahan Teliasse minna, siis ma kirjutan Telia.ee ja nii edasi. Sest läbi nende linkide annab trikitada ja kui sul ei ole seda harjumust alati vaadata, mis seal üleval veebilehitses on, siis see on ka üks viis, kuidas väga tihti trikitatakse inimesed ära. Veel üks asi, mida mitte, tähendab olgu, kui sa oled suures firmas, sulle annab firma arvuti ja IT-tugi ütleb, et sa pead, tavaliselt siis nad panevad Anydeski ise, juba enne, kui nad sulle seda arvuti annavad. Aga mitte kunagi mingi võõra inimese palvel sa ei pane arvutisse programmi, mis annab teisele inimesele sinu arvuti ja ligipääsu ja mitte kunagi sa ei anna telefoni teel mingeid koodi asju, mis sulle telefonile või arvuti ekraanile tulevad, sest see on väga nõrk koht. Samuti ärge jagage enda kohta infot internetis. See on muidugi hea öelda, et kui mind guugeldada, siis on näha, et tehke minu sõnade ja mitte minu tegude järgi, aga mul on täiesti, esiteks mul on väga teadlikult ehitatud internetiprofiil juba üle 10 aasta. Et sealt leiate ainult seda, mida ma tahan, et te leiate. Ma tean täpselt, mis infod mu kohta internetis on. Ja eks ma natuke vahepeal ise viskangi ise õngi välja, et vaadata, millised pettused parasjagu liiguvad, et ma jagan võib-olla oma andmeid natuke lahkemalt kui keskmine inimene, aga taaskord kuskilt ma pean ju oma näited ka saama koolitusmaterjalidele. Aga ja siis tööandjatele, organisatsioonidele, ärge lisage ametikohti. See asi läheb ainult hullemaks. Tehisaru, see küberpettused, Nigeeria tööpuudu, ma võin eraldi video teha, miks see kõik läheb hullemaks. Aga see kõik läheb hullemaks. Ja kui ma juba tean, kes töötaja on, kes kelle alluv on, kes tegeleb raamatupidamisega, see annab pätile kohe selle sotsiaalse manipulatsiooni jaoks lisainfo. Ja sama kehtib sotsiaalmeedia kõige muuga. Ma tean, et me tahaks ju olla selline nunnu külaed ja see kogukond ja see kõik, mul on ka väga kurb, ausalt on kurb. Aga kahjuks internet ei ole see, mis ta oli 20 aastat tagasi. Internet on väga-väga ohtlik koht ja nagu ma eelmine või üle-eelmine nädal see video tegin, et lapsi ma sinna üldse ei laseks, aga ega mul täiskasvanute osas ma ei tea. Nende puhul on ka. Veel üks soovitus on see, et tehke digikotkas.ee lehel ülesandeid. See on Naiskodukaitses selline 30 ülesannet. Enamik neist ülesannetest on inspireeritud lugudest ja näidetest, mida ma eelmine aasta kuulsin. See on minu projekt ja see on mu doktoritööga seotud. Igaüks võib sinna ennast registreerida, neid ülesandeid lahendada, võite kasutada tehisaru abi, võite kasutada sõbra abi. Püüdke kas või 10-20 ülesannet ära lahendada, sest see õpetab vajalikke oskusi märkama ja näete, mida nagu pätid võivad kasutada. Muidugi ma tean, et inimesed ei kipu üksinda niimoodi lahendama või need inimesed, kes kipuvad, need võib-olla ei vaja nii väga neid ülesandeid. Seega ma tavaliselt reklaamisin kanalis ei tee, aga täna ma teen. Et ma ei koolita ainult õpetajaid ja noori ja lapsevanemaid. Ma tegelikult käin ja koolitan ka ettevõtetes ja MTÜ-des. Et üks asi, mis on tavaliselt infosõda ja manipulatsioon, aga on ka mul selline koolitus nagu enesekaitse inforuumis, seda ma teen ka Naiskodukaitses. Et selle eesmärk ongi just rääkida läbi need erinevad pettused, asjad, kuidas need toimivad, kuidas ennast kaitsta. Samuti ma teen tehisaru koolitusi, ma ei tee seda, et kuidas rikkaks saada firmaga tehisaru abil, et neid koolitusi ma ei tee. Aga ma tavaliselt räägin tehisaru riskid, võimalused, kuidas õppida ja pigem selline tavakasutajale sissejuhatavad asjad. Ja mida ma nüüd olen töötanud ja ma arvatavasti nüüd jah, et mai lõpus saab valmis, on digiõppus. Põhimõtteliselt see on sama, mis on digikotkas, aga me teeme digikotkast Naiskodukaitses jaanuaris. Nii, et on kuni 3-liikmelised tiimid, 2 tundi ja siis tiimides lahendatakse neid ülesandeid ja siis sellises võistluslikus formaadis on inimeste motivatsioon suurem need asjad läbi lahendada. Hiljem vaatame ka, mis on tugevamad, nõrgemad küljed ja nii edasi.
See digiõppuse koolitus on pikem, see on 4-5-tunnine, sõltuvalt seal inimeste arvust ja mis koolitused ees on olnud, et ma räägin kõigepealt ka tööriistad, asjad ära. Naiskodukaitsjad on iseseisvad õppijad. Aga kui kellelgi on huvi ka selle vastu, võite alati mulle kirjutada, et kiri@dianapaudel.ee. aga tegelikult on siin Youtube'i kanalis mul päris palju videosid täiesti tasuta. Samuti ma panen siia kirjeldusse oma e-raamatu Turvaline internet, digimaailma teejuht PDF-faili täiesti tasuta, et kes tahab laadida. Ja tegelikult on internet täis tasuta kraami, et ei pea üldse koolitust tellima. Et minge ja õppige ilusasti ise selgeks. Aga jah, et kui keegi tahab, siis kirjutage mulle ja nüüd siia kõrvale peaks ilmuma ka mingi video, mida Facebook arvab, et teile mu kanalis kõige rohkem meeldib. Kui mingeid küsimusi on, kirjutage alla ja palun käituge ettevaatlikult, turvaliselt, olge pigem rohkem paranoilsed kui vähem paranoilsed, on ju? Et turvaliselt internetis, okei. Tšau.